Kaalujuttude saates räägime avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Saate toob teieni Novo Nordisk. Kuula ja loe lisaks veebilehelt minukaal.ee. Tere taas kuulama Kaalujuttude saadet. Kehamassi indeks on küll endiselt vajalik ja kasulik lähtepunkt, mille põhjal tervist hinnata, kuid teadupärast ei tohi sellesse numbrisse ka kinni jääda. Vaatamegi saates otsa nii KMI-le kui ka teistele olulistele näitajatele, milleks on vöö ümbermõõt ja kehakoostise analüüs ning arutame, kuidas neid mõõdikuid mõistlikult koos kasutada. Selgitame ka, millised numbrid aitavad paremini mõista südame- ja ainevahetusriske. Meiega on täna stuudios doktor Ingrid Repo. Ingrid on endokrinoloog, kes igapäevaselt tegeleb ainevahetuse, hormoonide ja kehakoostisega ning näeb väga selgelt, kuidas need teemad päris elus inimeste tervist mõjutavad. Tere, Ingrid! Tere! No, alustame siis kõige lihtsamast, et sellest kehamassi indeksist ehk siis KMI-st on päris palju räägitud ja inimestel on selle kohta erinev arvamus, et kas see ikkagi on usaldusväärne mõõdik või siis mitte. Et kui ajakohane ja kui asjakohane see KMI praegu on? No näiteks kas või sinul oma töös? KMI-l on väga pikk ajalugu tegelikult, et see hakkab varsti 200 aastat hakkab täis saama. 200? Jaa, et üks Belgia matemaatik, statistik töötas selle kontseptsiooni välja kuskil seal 1830-1840 ja ta üritas kirjeldada just sellist oma riigi elanikkonna siis millised nad välja näevad, kui pikad, kui palju nad kaaluvad. Ja see on väga hea mõõdik sellise rahvastiku kirjeldamiseks, populatsioonide kirjeldamiseks. Ja me endiselt kasutame seda eelmise sajandi teises pooles. Tuli ta rahvatervise selliste eestkõnelejate poolt kliinilisse praktikasse. Ja see on alguspunkt, kust me sageli seda kaalu probleemi siis püstitamist või küsimus, et kas inimesel võiks olla kehakaalu ka probleem, seda me alustame sageli ikkagi siiamaani kehamassi indeksist. Aga loomulikult ta ei ütle inimese kohta kõike, ükski number ei ütle inimese kohta kõike. No kui ma nüüd kuulsin, et 200 aastat tagasi see umbes välja töötati, et kas siis, oled sa mõelnud selle peale, et kas inimeste arusaamine sellest, et milline on normaalne kehakaalu ja pikkuse suhe, et kas see on nagu ajas muutunud või et kas inimene on ajas muutunud, et kui adekvaatsed need numbrid nagu tänapäeval nagu tunduvad? No, see, kuhu see nii-öelda normipiirid sätitakse, et see ongi ajas muutunud ka kehamassi indeksi puhul ja selle üle endiselt vaieldakse, et ütleme selle sajandi alguses on neid veel ümber vaadatud ja kui me mõtleme siin, et kui täna on selle kehamassi indeksi alusel tehtud klassifikatsiooni alusel Eesti täiskasvanutest pooled või pisut rohkem ülekaalulised või rasvunud, siis siin 1975 oli kogu maailma elanikkonnast veel alla 5% neid rasvunuid. Et see on... Kas siis inimesed on rohkem muutunud või siis numbrite tõlgendamine on rohkem muutunud? No, inimesed on ikka muutunud. Ehk siis meie silm on nagu kogukamate inimestega nii ära harjunud, et meie arusaam sellest, et kust maalt algab ülekaal, on ka nagu vaikselt nagu muutunud. Just, et ja. Normaalne on meie jaoks see, mida me kõige rohkem näeme. See muutub keskmiseks, see muutub tavapäraseks. Just. Ja me näeme natuke liiga palju seda, mida võiks tegelikult klassifitseerida ülekaaluks. Ja.
Kusjuures ma eile mõtlesin selle peale, et mulle tuli ema külla ja ma rääkisin talle, et mu lapsed on nii pisikeseks kribuks jäänud, on ju. Nad on tegelikult täiskasvanud juba. Ja siis ema ütles selle peale, et no kuule, mis asja sa räägid, nad on täiesti normaalkaalus sul, et see on lihtsalt see, et noh, me oleme ise harjunud sellega, et enamik inimesi on nagu suuremad. Aga vist see nii siis ongi. Aga mis selle KMI algne eesmärk nagu oli, et kas seda tehti kuidagi, ma ei oskagi öelda, üleüldiseks arusaamiseks, et missugune on meie rahva tervislik nagu seisukord või oli sellel mingi konkreetne nagu mingi põhjus või eesmärk? Et need, kes raha loevad, kindlustusmaaklerid, need hakkasid neid kaalu- ja pikkuse tabeleid juba ikka ka möödunud sajandi alguses oma nende kindlustusmaksete arvutamiseks kasutama, et katsusid leida selle kõige tervislikuma kehakaalu ja siis ehk siis kõige madalama riskiga inimesed ja teistpidi kõige kõrgema riskiga inimesed üles, et siis vastavalt oma kindlustustoodet hinnastada. Aga siin siis seal 1980 70-ndatel, 80-ndatel, kui ta rahvatervise kontekstis ja rahvatervise ees seisjate poolt kasutusele tuli, et selle eesmärk on ikkagi defineerida see tervislik kehakaal ja siis leida seosed erinevate haiguste vahel, et vältida enneaegset haigestumist ja suremist. Et anda siis sellised vettpidavad soovitused, milline on see kehakaal, mille poole inimene võiks püüelda, et oma kõige parema tervise juures võimalikult kaua püsida. Ma mõtlen, et kui muidu inimene võib-olla hästi ei usu, et noh, kuidas see mu kehakaal ikka mu tervisega nii väga seotud on, et ma tunnen ennast suhteliselt hästi, ma jaksan nagu kõike teha, mul eriti kuskilt ei valuta. Aga kui kindlustusfirma seda vaatab, kui selle taga on nagu tõsised rahalised otsused, siis järelikult see ikkagi on nii, et su kehakaal ja su tervis on ikkagi otseses seoses. Et kuidas sulle nagu arstina tundub, et kas sul on nagu vaja päris palju seda KMI-d oma igapäevatöös nagu arvutada ja vaadata oma patsientide peale sellise pilguga, et noh, kas see kehamassiindeks on ikka paigas ja kas on vaja selles suhtes midagi teil ette võtta? No ütleme, et suures pildis saab ikkagi juba peale vaadates aru, kus tuleb see kaalujutt jutuks võtta. Me arvutame ta välja ka, aga et seal kerge ülekaalu puhul võib olla vahel nagu petlik, et ei taba ära või pead, arstil ka tekib ikkagi juba see, et oleme harjunud nende ülekaalulisemate inimeste nägemisega ja siis alati võib-olla ei pane näppu peale seal. Aga sellised kehamassiindeks siis seal 30 ja ülespoole, seal ikkagi pilk ei eksi. No kui tüüpilised need olukorrad on, et kus see kehamassiindeks number kui selline võib tegelikult anda nagu inimese kohta valet infot? Ma ise arvan, et äkki minu puhul annaks küll valet infot, sellepärast, et mul tundub, et mul lihasid on nagu vähemaks jäänud, et nagu muidu nagu pikkuse ja kaalu suhe võib-olla on parem, aga selle pehme osa asemel võiks lihas tegelikult olla, mis teeks ju selle kaalu jällegi raskemaks. Et no, seal ka ikkagi see arsti pilk aitab, et me ju suudame mingid väga suured muutused, need paistavad ka juba ilma mingid täpsemaid mõõtmisi, kehakoostisanalüüse tegemata, need paistavad ka välja. Et kui on sellised vanemas keskeas inimesed, kellel juba see vanusega seotud lihasmassikadu on silmaga nähtav, siis ta ongi nähtav ja seal ei ole nagu küsimust. Atleetlikud inimesed, kelle kehamassiindeks võib olla normist kõrgem, siis see lihas tegelikult paistab ka eks välja. Et väga pikad ja väga lühikesed, nende puhul vist ka on natuke vaja kuidagi korrigeerida. Jah, pikkadel inimestel on loomupäraselt ka sellest pikkusest tulenevalt on lihasmass suurem. Aga jah, et suures plaanis on see niimoodi arsti pilgule
nähtav, millega me rinda pistame. Nii et tegelikult sa ei pea tingimata seda kehamassiindeksit hakkama arvutama, sa teed seda, sest sul on vaja, sul on mingi lahter, aga kui sa peale vaatad inimesele, sa tegelikult saad aru, et kas tal on kaaluga seoses probleemi või mitte. Võib nii öelda küll, aga kehamassiindeks saab arvutatud, et sellel on numbrilised väärtused on head sellise progressi jälgimiseks. Et ja patsiendiga rääkimiseks, selle nii-öelda probleemi kommunikeerimiseks, et numbrid on head, inimestele meeldib numbreid jälgida, et miks muidu neid spordikellasid ja kõike, mida nagu vaevata saab jälgida, inimestele meeldib jälgida tegelikult. Mul on spordikell sellepärast, et mu mees tunneb huvi, mis mul endal on täiesti ükstaspuha, mida ta näitab. Aga kui tihti tuleb ette nagu sellist olukorda, et et te arvutate selle kehamassiindeksi välja, et inimene on justkui normaalkaalus, tal endal päris head, mul on normaalkaal, aga sina kui arst ütled talle, vaata, aga siin siiski on riskid. Mina ei tööta perearstina, mina töötan endokrinoloogina ja minu juurde on suur osa, valdav osa patsiente on suunatud ja need nii-öelda suunamisel on enamasti põhjus ja näiteks minu juurde satuvad ka ju patsiendid, kellel on juba ülekaaluga seotud haigused, näiteks teist tüüpi suhkruhaigus ja on täiesti teatud rühm neid patsiente, kellel ei ole väga suurt ülekaalu. Aga see nii-öelda see eeldiabeet on juba käes või? Ei, tal võib ka olla päris diabeet käes ja on ka normaalkaalulisi teist tüüpi diabeediga patsiente, et need seosed haiguste ja kaalu vahel, need on palju keerulisemad kui et 1 + 1 võrdub 2, et on ju palju ülekaalulisi, kellel veel ei ole ülekaaluga seotud haigusi ja teisest küljest võib olla sellist ideaalilähedast elu elavaid inimesi, kes söövad tervislikult, liiguvad vastavalt kõigile riiklikele soovitustele ja nad ikka saavad selle haiguse, et see pagas, millega me siia maailma tuleme, see on ka meil erinev. See on see geneetiline komponent, et vahel on inimene kõik endast oleneva teinud ja me ikka saame need kehvad numbrid. Kehvad numbrid, jah, et eks me mängime nende kaartidega, mis meile nagu kätte jagatakse. Kas sa oled kuulnud sellist väljendit nagu skinny fat, kas sa tead, millal seda nagu kasutatakse või mis see tähendab? Jah, et on selliseid normaalkaalulisi, kellel on ikkagi sellist rasva siis valedes kohtades, eelkõige on need siis visceraalse rasvumisega patsiendid, et ta nagu numbriliselt kehamassiindeksis, aga vöö ümbermõõdus ei pruugi välja tulla. Aga see on vale koha peal ja ta on väga selline ainevahetuslikult aktiivne rasv. See tähendab siis see rasv, mis on nagu kas siis nagu näiteks siseelundite ümber või siis? Ja ka lihaste sees võib olla rasva. Ohoo, seda ma ei teadnudki. Et on selline et südame ümber ja see rasv käitub erinevates olukordades erinevalt ja mismoodi ta konkreetsel inimesel seda ainevahetuslikult nagu mõjub, et ega seda siiamaani me ka väga peente vereanalüüside mingite uuringutega tegelikult lõpuni tuvastada ei oska. Et me teame, et teatud omadustega inimesel on suuremad terviseriskid, aga kuidas see asi täpselt seal juhtub, et see ei ole veel päris selge? Ja, et see on ka võime võtta kõige värskemad uuringud, sellised ülevaated, kus maailma kõige paremad pead juurdlevad selle üle, et miks ikkagi mõni rasvunu nagu saab suhteliselt vähese ülekaalu tagasihoidliku rasvumisega, siis et komplikatsioonid, infarktid, insuldid, sellised asjad,
teist tüüpi suhkruhaigus, et seda täpselt tegelikult öelda ei oska, aga seal on omad markerid, et vereanalüüsides me arstidena ka ikkagi vaatame sellist madalastme põletikku, et selline krooniline madalastme põletik on selgelt riskitegur, jah? No viitab sellele, et see kõik keha siis ainevahetus ei tööta nagu optimaalselt. Et ja seal tavaliselt on ka siis, kui on rasvunud inimene, siis seal on rasvkude, mängib ka oma sellist mediaatorainetega rolli selle madalastme põletiku esilekutsumises. Sai juba siin paar korda mainitud seda vöö ümbermõõtu ka, et okei, et me oleme selle kehamassi indeksi numbri nüüd kätte saanud, me saame juba inimest natukene lahterdada, aga siis tuleb see vöö ümbermõõt ka sinna juurde, et millist rolli see vöö ümbermõõt nagu mängib ja kui palju meil üldse neid normaalse vöö ümbermõõduga inimesi on? No väga vähe. Et vöö ümbermõõdu puhul on ka seal aitab ka tegelikult silm seda numbrit nagu natukene et kas silmal on kena vaadata või? Et me saame selle numbri, aga vöö ümbermõõt mõõdab tegelikult siis rasvkoe mõttes kahte erinevalt käituvat rasvkudet. Et kui me kõhu ümbermõõdu võtame, siis me mõõdame nii seda rasva, mis on organite ümber, kõhuõõne sees, mis on siis siin lihastest seespool kõhuõõnes, ja siis me mõõdame ka sellist nahaalus, koes olevat nahaalust rasva. Ja see nahaalune rasv ei ole ka lõpuni süütu, aga kui neid nagu omavahel võrrelda seda kõhuõõne sisest rasva ehk visceraalset rasva, siis see visceraalne on ikkagi üks väga selline kuritegelane. Aga kui kõht ei ole väga punnis, kas siis võib ka olla, et sul on see seesmine rasv ikkagi kuskil olemas või et kas kuidagi nagu saab ise ka aru, et kas see on mul probleem või mitte? Vaata, kui meestel on nii-öelda, kutsutakse õllekõhtudeks, siis me saame aru, et see on probleemiks, eks ju. Aga kui see kõht ei ole konkreetselt niimoodi nagu nii esile kerkiv, et kas siis ka on? Et seal see visceraalne rasv kõigil on, ka normaalkaalulistel inimestel on ja ta peab tegelikult olema, et järelikult sellel on mingi ka funktsioon, miks ta meile on nagu kaasa pandud, et eks ta aitab seal nii-öelda polsterdada ja organid oma koha peal hoida ja kõiki neid selliseid füsioloogilisi normaalseid funktsioone võib-olla me ei teagi, aga see visceraalse see õllekõhu jutt on väga hea tähelepanek, et see visceraalne rasv, see, mis on seal kõhuõõne sees, see on sellise, ta on pakitud sinna nagu suletud ruumi ja see ei saa kuskil nii-öelda laiali valguda, et ta on selline pinges pallikene, eks . Ja see visceraalsele hakkab ta kogunema siis sageli, kui need muud nahaaluse rasvkoerakud enam ei suuda seda üleliigset energiat nagu vastu võtta. Ja see inimeste võime nahaaluskoesse seda rasva akumuleerida on erinev. Oota, kas nüüd õllekõhuga mõned võivad mõelda, et mul on see rasv ilusti ära pakitud, et mul võib-olla seal siseorganite ümber veel ei olegi eriti või? Et tegelikult see probleem selle visceraalse rasvaga algabki sealt, et nende meestel raskude see, mis on naha all, ta ei suuda seda ekstra energiat, mis üleliigselt tarbitakse nagu latustada ja siis hakkab see sinna kõhuõõnde kogunema. Et mõnes mõttes on see probleem siis selle naha aluse rasvkoe võimetuses seda üleliigset energiat akumuleerida. Aga et see nahaaluse rasvkoe hulga suurenemine ka tegelikult on ikkagi indikatiivne selle või viitab ka sellele, et tõenäoliselt on seal kõhuõõne sees seda visceraalset rasva ka palju, et nad on ikkagi omavahel nii-öelda seoses, et kui seal naha puusadel, naistel näiteks sangad, aga sangad on niisugused pehmed sangad puusa peal, ta ei ole väga siseelundite lähedal, et kuidas see ohtlik on? Et selline väike sang uuringutega ka tegelikult
räägime keskmisest inimesest, eks, et see ongi suhteliselt metaboolselt või ainevahetuslikult neutraalne, et ta ei tõsta oluliselt mingi piirini neid südame-veresoonkonna ja diabeedi riski. Aga kui see sanga osa, mis on muidu puusa peal, et kui tegelikult, kui sul on nagu ikka nagu siuke nagu polster ümber, et nagu siuke, kuidas nad ütlevad seda, mis sa iskad inimestele vette järgi? Päästerõngas. Jah, just, et kui see päästerõngas on ümber. Jah, et kui see päästerõngas on ikkagi väga suur, et selline traktorikumm nii-öelda piltlikult öeldes, et siis ta tegelikult näitab, et seal kõhuõõnes ka suure tõenäosusega on seda rasva liiga palju. Aga keha koostis ja keha kuju ja kõik see ikkagi meil nagu muutub elu jooksul, et ka kõige paremas vormis inimene ei näe 80-selt samasugune välja kui 20-selt ole. No jah, aga keskea saabudes saabub, no keskiga tuleb koos siukse traumaga, et nüüd mu keha on nii palju muutunud ja nüüd ma võtan juurde ja üleüldse nagu visuaalselt mu keha näeb ka teistsugune välja ja siis sa nagu ei teagi, et kas see on lihtsalt selline ealine muutus või see on ka nagu risk nagu tervisele ja siis sa lähed, eks ole, perearsti juurde, tema seal viskab pilgu peale, vaatab, kus see rasv kõik on ja nii edasi ja palju seda lihast on kaduma läinud ja siis, kui sellega kaasnevad mingisugused terviseriskid, siis saadetakse sinu juurde, eks ole? Jah, kui on haigused, millega perearst enam toime ei tule, siis minu juurde, aga et keskiga, et mis me räägime, mis see keskiga on, et kust keegi selle nagu piiri tõmbab, et ma arvan, et siis kui vorm hakkab ära minema, et siis tuleb keskiga. Et naistel on kindlasti kriitiline koht on selline perimenopaus, menopausi saabumine, et siis ka need naised, kellel on varem olnud selline suhteliselt nii-öelda tervislik rasvumise fenotüüp, et puusadele ja reitele kogunev rasv on selline isegi kaitsva toimega südame-veresoonkonna haiguste suhtes, et siis sinna puusadele ta võib isegi jääda see rasv, aga siis tuleb kõhule ka kipub juurde tulema. Et ja sellega nii palju kui võimalik, siis peaks inimene tegelema. See on viimane koht, kus rasv ära minna tahab? Tegelikult ei ole. Käsivarred ja turi on veel viimasemad või? Et selle kõhuõõne sees tegelikult läheb üsna esimeses järjekorras läheb rasv ära. Et seda me lihtsalt ei näe, aga arstidena... Aga tervise seisukohalt on see hea, eks ole? See on jah super, et see on nagu väga-väga hea. Ja jah, et see vanusega seoses lihasmassi kadu ja siis üldiselt kaalutõus, need tulevad nagu iseenesest, aga inimestel on võimalik oma seda kehakoostist ikkagi võimalikult soodsana hoida läbi siis teadlike tegevuste, mis aitavad seda lihasmassi säilitada. Et sellele eriti kaalu langetajad, igasuguse kaalulangusega kaasneb mingisugune lihasmassi kaduga, et olgu see siis puhtalt elustiiliga, et spordime, sööme tervislikult, kaal langeb, siis teatud osa sellest kaalust alati läheb ka lihase arvelt. Sama on siis kaaluravimitega või siis selle kaalukirurgiaga, et selles mõttes vahet ei ole, aga selle vastu saab siis teadlikult tegutsedes, lihastrenni tehes ja piisavalt valku tarbides. Et on tekkinud selline võib-olla mingil hetkel inimestel tekkis tunne, et nüüd on moodsad vahendid kaalu kontrolli alla saamiseks ja mitte midagi võib-olla ise tegema ei pea, et siis reaalsus on see, et see elustiili komponent on seal endiselt väga-väga oluline ja kui mitte olulisemgi veel. Kui minna korra nende terviseriskide juurde tagasi, siis mis need sinu valdkonna põhilised terviseriskid siis nagu on, et mis on nagu selle kaaluga ja võib-olla liigse sellise rasvaga seotud ja mille pärast sa seda kehamassi indeksit seal siis arvutama kõigepealt hakkad? No
teist tüüpi suhkruhaigus kindlasti on ülekaaluga seotud ja märkimisväärset kaalu langetades on võimalik sellist eeldiabeedi staadiumis veel sellelt rajalt nii-öelda tagasi pöörata, et seal kindlasti hästi oluline inimesi nõustada ja võimestada, et see ajaaken selle kaaluga tegelemiseks ja selle veresuhkru normaliseerimiseks on suhteliselt lühikene. Et mida varem ja mida radikaalsemalt seal see nii-öelda U-pööre või tagasipööre selle kaalu koha pealt saab tehtud ja kaal langetatud, et seda parem. Vererõhuhaigus kindlasti on seotud ülekaaluga, seal on ka raskude, eritab selliseid aineid, mis nagu mõjutavad seda vererõhu regulatsiooni otseselt. Et kaalulangus aitab võib-olla täiesti piisav, et sellist kerget hüpertensiooni, kõrgvererõhuhaigust tagasi pöörata koos soolatarbimise vähendamisega, et need on need nõuanded, mis me patsientidele anname. Ja siis sellist vererasvade sisalduse normaliseerimine, et seal on dieet, liikumine, kõik need koos, aga väga hästi aitab normaliseerida. Ja minu erialast selles mõttes väljapoole on näiteks need igasugused tugiliikumisaparaadi probleemid, et seal on ka ainevahetuse ja nende põletikumediaatorite ja kõige sellega on ka seosed, aga puhtalt mehaaniliselt see raskus, mis on liigestel. See on see, mis neid liigesvaevusi põhjustab ja see on selline nokk-kinni saba lahti küsimus ka sellest aspektist, et kui on inimesel väga suur ülekaal, siis see liikumine ei ole nii meeldiv tegevuseks. Vaat inimesed istuvad ju ka üha rohkem, eks ole, ja kui sul on nagu see suur ülekaal, siis tegelikult olgu, et sa ei pea kuskil püsti ringi käima, võib-olla sul põlved nii väga ei valuta, aga puusad hakkavad ikka valutama sellest istumise koormusest või kas see pole puus, see on mingi teine koht? No, eks iga inimene ise teab, mis koht kus tal valutab täpsemalt. Kus tal täpselt valutab, jah, aga et istumine, räägitakse uus suitsetamine ja mis need sellised metafoorid on. Et kui seisulauad, pauside tegemine oma istuvasse töösse, et see on tõesti oluline, sest puhtalt püsti seistes meie kogu keha lihaskond ju aktiviseerub. Et meil mingi toonus tekib, kui me naeratame, siis lähevad ka näolihased toonusesse, aga kõik, mis siit nii-öelda kaelast allapoole ja kael, kõik on toonuses, eks, kui me püsti tõuseme ja see on ju seal, sõltuvalt inimeselt, kes kui suur on, aga 50 kilo lihasmassi aktiveerub, see hakkab kohe energiat tarbima ja et selline lühikesed pausid, väiksed kas või kohvinurgas vee järel käimine, et need kindlasti on hästi olulised, et ei oleks sellist pikka katkestusteta istumist. No me rääkisime juba ühest mõõdikust, ehk milleks on siis KMI, on ju, ja mainisime ka teist, et see on vöö ümbermõõt. Ja kuidas nagu inimene, võtta KMI kohta on need tabelid olemas, on ju? Et igaüks, kes tahab, võib internetist vaadata, et kas tema see KMI on paigas või mitte. Aga kuidas selle vöö ümbermõõduga on? Et kas selle kohta on ka niimoodi, et see nagu ei kehti kõiki puhul või on lihtsalt mingid konkreetsed numbrid, et kui sellele numbrile vastab, siis oled nagu normaalne ja oma mõõtmete poolest ja kui ei vasta, siis peab midagi tegema? No need on nii-öelda etnilistele rühmadele on omad numbrid, aga meie siin Eestis siis 80 sentimeetrit naiste ümbermõõt ja meestel 94 sentimeetrit, et olenemata pikkusest?
No selle üle nüüd jah, võib vaielda, seal on siis veel pikkuse ja vöö ümbermõõdu ja pikkuse suhet vaadatakse, aga selle nii-öelda see normi piir või kus see number läheb, et selle üle konsensus tegelikult nagu meditsiiniringkondades ei ole. Et ma ütleks niimoodi, et ei tasu nendesse numbritesse kinni jääda, sest et lõpuks mida inimene teha saab, on ju mingisugused konkreetsed tegevused, et see vöö ümbermõõt siis soodsamas suunas muutuks. Need on füüsiline aktiivsustreening ja toitumise korrigeerimine. Et tuleb keskenduda nendele asjadele, mida me muuta saame. No kui mina enda vöö ümbermõõtu mõõdan, siis ma ikkagi valin selle kõige kitsama koha, et siis saab kõige parema tulemuse. Aga kui kõrgelt või kuidas tegelikult seda vöö ümbermõõtu mõõtma peaks? Äkki ma peaks hoopis kõige laiema koha valima ja sealt mõõtma? Et see õige koht on seal roiete alumise koha ja siis vaagna ülemise Siuke 10 sentimeetrine vahe, mis siin on. Sinna vahele ta jääb kuskile naba kõrgusele. See mõõdulint peaks olema siis elastne ja siis see mõõtmise hetk peaks olema väljahingamise hetk. Ja neid mõõtmisi tasub teha siis seal naba kõrgusel. Aga kas hommikul või õhtul? No pigem ütleks hommikul enne suuri sööke, et kõik muidugi kõhugaasid või puhitus, et täiskõht, see kõik mõjutab. No kaalun ma ennast küll hommikul, kui ma olen tualetis ära käinud ja ei ole veel söönud ja mul ei ole riideid seljas. Jah, sealt saab kõige stabiilsema võrdlusandmestiku selles mõttes, aga ega seal on ka varieeruvus ka näiteks noorematel naistel menstruaaltsükliga. Et ei maksa kohe ehmuda, eks ole, kui see muutub natukene see number. Ja või näiteks on eelmisel õhtul midagi väga soolast söödud, palju vedelikku joodud, hoiab vedelikku kehas. Et need väga kiired kõikumised, et need, kes osadel inimestel meeldib iga päev ennast kaaluda, et seal ka tegelikult õigeid ja valesid asju ei ole. No kellele see annab ärevuse ja kellele see annab kindlustunde, eks ole? Igaüks peab ennast ise tundma, aga et see, kui seal täna hommikul on nii ja homme hommikul on naa, et siis see kõikumine on tavaliselt mingi vedeliku arvelt. Aga mõõdetakse ju veel ka kehakoostise analüüsi tehakse, et mida see näitab ja kas näiteks endokrinoloogi töös ka see mingisugust rolli mängib? Rutiinselt me ka ei määra seda kehakoostist, aga meil on see võimalus olemas ja ta annab, ütleme, et kuidas sellesse suhtuda, et kõige tähtsam on see suund, mida ta jälle indikeerib, et tähtis on see, et me läheksime nagu õigele poole. Ja tähtis on see, et vaadata seda inimest nagu mõõdetaks sama aparaadiga, et neid masinaid on ju erinevates kohtades. Muidu mõõdad kord apteegis, kord spordiklubis, saad erinevad tulemused, paanika taevas on ju. Ja, et isegi selle sama masina peal mõõtes on see varieeruvus, viga on seal ka täitsa olemas, et üldiselt peaks seda tegema enam-vähem samal ajal, siis et on enne tualetis käidud ja nii edasi. Et aga sellised suured nagu suundumused annab ilusasti kätte, et ja aga kas see võib anda ka täitsa eksitavaid tulemusi? No selles mõttes, et neid kehakoostise analüüsaatoreid on, osad annavad lihtsalt kogu näiteks keharasvaprotsendi ja kogu ja see kogu rasvaprotsent võib olla normaalne, aga võib-olla see rasv on kogunenud just nendesse ebatervislikesse kohtadesse, eks ole. Et kehakoostise analüüsaatoritel oleks eelistatud, oleks ikkagi need, mis näitavad ka ära, et kus kohas see rasv on ja kui me siis
tegeleme seal siis näiteks kaalulangetusega, et siis me saame vaadata, et kas ta läheb siis sealt see rasv, kust me kõige rohkem teda tahaksime, et ta ära läheks, ja teine pool on lihasmassi säilitamine, et võib-olla need mõlemad on tegelikult olulised parameetrid, mida vaadata, nii lihase säilimine kui rasvakadu, et seda tahaksime näha. No seal on, eks ole, tuleb rasvaprotsent, lihasmass, vee osakaal, et millised nendest numbritest on nagu kõige olulisemad või tuleb kuidagi õppida neid vaatama nagu koos? Protsent ongi osakaal, eks, et ja tähtis on see, et rasva osakaal väheneks ja lihasmassi osakaal suureneks, et see on see, kuhu me tahame jõuda. Et miinimumprogramm on siis see, et ta ei läheks hullemaks, aga kõige halvem koht, kuhu võib jõuda, on see, et rasva hulk suureneb ja lihasmass väheneb ja see oht on halvasti juhitud kaalulanguse puhul, et enamasti on see selline dieeditamine või sellised, et nüüd mõned kuud tegeletakse selle kaalulangusega, siis saadakse nii rasvast kui natukene lihasest nii-öelda lahti, siis see kaalu tõus tuleb uuesti, aga see kaalu, kõik mis iseenesest tuleb rasvaks, siis enam lihas ei tule tagasi. Ja siis seda uut kaalulanguse tsüklit inimene alustab veel ebasoodsama kehakoostisega, kui tal algselt oli, eks, et tal on veel rohkem rasva suhtena lihasesse. Et seda olukorda kindlasti peaks vältima ja kui inimesele ei olegi eesmärgiks lihtsalt see kaalulangus, vaid lihtsalt nagu terviseriski vähendamine, siis mis on need sinu nagu soovitused, et milliseid näitajaid siis nagu oleks nagu kõige usaldusväärsem või parem nagu jälgida? Eesmärgiks kas ülekaalulisel, rasvunul või normkaalulisel inimesel? Vot seda ma ei oskagi nüüd täpsustada. Okei, võtame kõik läbi. Et selles mõttes, kui on ülekaalulisel inimesel, peaks ikkagi eesmärgiks võtma selle kaalulanguse. Et ükskõik kui vähe või palju seda kaalulangust siis saab, aga see siht või eesmärk peaks ikkagi selles suunas olema. Et spekuleeritakse ka sellise ainevahetuslikult terve rasvumise üle ja võimalik, et see on ka olemas, aga nii-öelda kindla peale minek on tervislik kehakaal ikkagi, eks. Aga tervislikult toitudes, liikudes saab kindlasti oma sellised tervisenäitajaid parandada, nagu enne juba rääkisime, vererõhk, eks, et selline mõõdetav asi siis veresuhkur, et veresuhkrut siis, seal on erinevaid näitajaid, et tühja kõhu veresuhkur, aga siis me mõõdame ka sellist nii-öelda 3 kuu keskmist veresuhkrut, mis näitab sellist pikaajalist veresuhkru kontrolli. Siis kolesterooli, eriti selline halva ja hea kolesterooli suhe, halva kolesterooli number, see halb kolesterool, selline rahvalik termin, aga see on see LDL kolesterool. Et selle juures on eelkõige on toitumine see, mis seal aitab selliste loomsete rasvaste liha- ja piimatoodete piiramine aitab seda normaliseerida. Ja tänapäeval inimesed väga palju käivad ka ise kuskil nii-öelda oma kulude ja kirjadega laboris analüüse tegemas. Ja küsimus on, kas nad oskavad neid lugeda või nad peaksid minema ikkagi kellegi juurde, kes teab? Et meil on Eestis see võimalus, et on need inimesed olemas, kelle juurde minna, et alustades oma perearstist kas või, et 40+ inimestel on Eestis lausa välja antud selline jälgimisjuhend, et terve täiskasvanu nagu mis asju peaks kuidas jälgima? See info on minust mööda läinud? Kus see juhend on, mida kõik 40+ inimesed võiksid vaadata ja kuidas oma tervisel silma peal hoida? See juhend on perearstidele ja et perearstid, pereõed kutsuvad tegelikult oma inimesi ka siis sellist rutiinsetesse kontrollidesse välja.
töötervishoiuarsti juures käime ka, eks, aga et see jutt läks mul siit lahti sellest kolesterooli näitajast, et see, et mis on eesmärk väärtus sellele LDL kolesteroolil, sellele nii-öelda halval kolesteroolil, et see sõltub sellist üldisest riskihinnangust südame-veresoonkonna haiguste suhtes ja seda riskihinnangut aitab teha arst, et see eesmärk võib teatud juhtudel olla isegi seal alla 1,4, alla 1, selline üldine soovitus, et oleks alla 3, et need kõlavad selliste väikeste numbritena ja justkui komakohad, aga need on väiksed numbrid, aga väga suure tähendusega, et seda oma kolesterooli numbri eesmärki kindlasti tasuks oma arstiga arutada. Ja siis ma ütleks veel maksaanalüüsid tegelikult on need, mida võiks ka kontrollida, et see kõhuõõne sisese rasva ladestumise marker avaldub sageli korrast ära maksaanalüüsides. Nii et kui inimestel on kuidagi nagu kinnistunud selline vana arusaam ilmselt, et kui maksanäitajad on paigast ära, siis järelikult joob liiga palju, aga on inimesi, kellel on maksanäitajad paigast ära, kes üldse ei joo ja siis on nagu segadus, et mis lahti? Et ega see alkohol ka seal muidugi kaasa ei aita nende analüüside paranemisele, aga ma arvan, et tänases Eestis väga suur, võib-olla isegi enamus inimesi, kellel nad on nagu paigast ära või ei ole ideaalsed need maksaanalüüsid. Et seal ongi ülekaal juba mängib rolli. Aga nagu ma ütlesin, et see sealt kõhust tegelikult hakkab see rasv üsna esimeses järjekorras nagu nii et tegelikult lootust on. Ja lootust kindlasti on. Lootust on, aga mis need sellised esimesed asjad on, et mida sa soovitad, kui inimene on tulnud sinu juurde, et tal on juba nagu need diabeedi näitajad on sellised mitte just liiga optimistlikud, et siis millised elustiili muudatused need on, mida sa nagu esimese asjana talle nagu soovitad ja milliseid numbrilisi näitajaid sa soovitad tal jälgida? No, selle elustiili muutuse soovitamiseks on tegelikult arstil vaja ikkagi patsiendiga rääkida või inimesega rääkida, et mis elu ta reaalselt elab. Nad ju valetavad. Vastupidi, mõni inimene võib väga tervislikult tegelikult elada ja väga liikuv olla ja seal näiteks ei pruugigi olla enam mingit täiendavat sellist elustiili parandamise nõuannet ei olegi võib-olla võimalik alati anda, et inimene ongi kõik endast oleneva teinud. Et ei tasu nagu eeldada ja nagu kõige halvemat. Ei tea, mulle tundub, et inimestele meeldib mõelda, et nad liiguvad rohkem ja söövad tervislikumalt, kui nad seda nagu tegelikult teevad. Ja kindlasti selle vestluse käigus katsungi aru saada, et kus see inimene oma elustiili ka on ja milline ja kui adekvaatselt ta seda hindab, eks ole. Ja milline see tema igapäev nagu välja näeb, et ja elustiili, räägitakse elustiili muutusest ja nagu sekkumistest, aga see ei saa olla midagi nagu lühiajalist, et see peab olema püsiv asi, aga väga radikaalseid muutusi on ka enamasti nagu keeruline teha, et tuleb vaadata sellised jätkusuutlikud pigem väiksed sammud, aga et see oleks selline igapäevane, et sellest saaks inimese loomulik elu osa, et seda ei tajuks inimene enam isegi mingisuguse pingutusena või et ma tegin midagi enne olematut. Ma käisin õues 2 kilomeetrit jala, see oli täiesti erakordne, jah? Just, et see peaks olema selline loomulik osa päevast, mis tuleb nii-öelda mõtlemata, et selleks ei pea mingisugust tahtejõudu rakendama, et me oleme väga istuvad ja autokesksed ja
ja ma saan täiesti aru, et on inimestel elukohti, kus tulebki tööle sõita autoga, aga seda ma ka küsin siis inimese käest, et kuidas ta liigub, mis need distantsid on, et kas tuleks kõne alla jala käimine, rattaga sõitmine. Selline argiliikumise osakaal kindlasti on see, mis on võimalik nagu sinna päevakavva kõige lihtsamalt integreerida, eks. Et täpselt, need on nii kulunud nõuanded, et vahel on nagu imelik neist nagu paar peatust varem bussist maha tulla või treppidest käia või auto kuskile kaugemale parkida. Et aga mida mina palju nüüd viimastel aastatel olen kõneks võtnud, on ka see lihastreening ja kui esialgu tundus selline imelik küsida 50 pluss naistelt, et kas nad teevad jõutrenni, siis elu on näidanud, et päris paljud tegelikult ka teevad, et ütleme niimoodi, et rohkem kui ma arvata oskasin. Et ja alati see näiteks treeningud peaksid olema tasakaalus, eks, et selline peaks olema sellist aeroobset madala pulsiga ja siis sellist kiirema pulsiga tegevust ja jõutrenni ja tasakaalutreeningud kõike, aga seal ka nagu iga natukene aitab, et treppidest kõndimine on ka lihastreening, eks. Et ja mõnedel juhtudel on inimestel ikkagi ka sellised tööd, et ei ole päris, kõik ei ole laua ja arvuti taga, et võib olla ka päris füüsilisi töid. Et see kõik läheb arvesse. No aga võtame nüüd selle mõõdikute teema ka saate lõpuks nagu kokku, et kui me oleme harjunud sellega, et meie silm näeb kogu aeg ülekaalulisi inimesi ja kui me oleme selle enda jaoks normaliseerinud ja kui võib-olla oled see samasugune ja ei arvagi, et see võiks olla kuidagi nagu terviserisk, aga tahaks kontrollida, et äkki on, siis mismoodi siis tuleks nagu iseendale see esimene hinnang anda ja mõelda, et kas ma nüüd saan sellised numbrid, et kas ma siis pean minema nüüd perearsti juurde, kes võib saata mind lausa endokrinoloogi juurde või siis trenni või et milliseid neid mõõdikuid on nagu kõige olulisem jälgida, et kas võiks teha selle kehamassiindeksi, kas võiks teha selle kehakoostise analüüsi või vähemalt, ma ei tea, mõõdulint ümber kõhu tõmmata? No täpselt see kehamassiindeksi väljaarvutamine ja mõõdulint ümber kõhu, ma arvan, see on alustuseks päris hea ja täiesti piisav ja siis ongi esimesed sammud tuleb teha õue, liikuma ja õigetes nii-öelda kaubavahedes toidupoes, et alustada sealt köögiviljadest ja sellisest taimsemast kraamist, et sealt need esimesed sammud tulevad. Aitäh! Täna oli meil stuudios endokrinoloog Ingrid Reppo ja hea kuulaja, loodetavasti said nii uut infot kui inspiratsiooni, et rohkem enda tervise hüvanguks midagi ära teha. Kõike head ja kohtume taas! Kaalujuttude saates räägime avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Saate toob teieni Novo Nordisk. Kuula ja loe lisaks veebilehelt minukaal.ee.